Tšauki sõbrad ja tere tulemast tagasi minu kanalile! Lotta! Tšauki sõbrad! Täna me läheme natukene ajas tagasi ja nagu te juba pealkirjast nägite, siis tänase video teemaks on reageerimine Eesti YouTuberite esimestele videotele. Täna siis hakkamegi teiste ja ka minu esimest videot tšekkima. Et see löök oleks pehmem. Ma olen sellega nõus, et me alustame minu esimesest videost ja võtame selle kogu esialgse cringe'i nagu minu peale. Hakkame aga peale. Selle video lahti mul juba täiega cringe. Minu esimene video YouTube'is kandis siis nime Boyfriend Tag by Liisa ja Nils ja filmitud oli see iPhone 5-ga vist. Sina meenutab mulle karu. Video tundub täiega iga. Ma isegi ei viitsi vaadata ise seda videot ja see on mu oma video nagu. Muusikat ei ole taga. Ma ei saa miks see pilt nagu siuke udune on, vaata. Sest see oli iPhone 5. Jaa, aga äkki mul oli nagu, vaata see lens oli must ka ja siis ma, nagu vaata vahest on ju, sa hakkad pilti ka tegema, siis ta on siuke udune nagu, ja sa teed see putuks. Nii et, great skills! Jaa, great. Okei, nii. Enam selle tapeedi taustal ka ei filmi, siis see on nagu, te siit käesolevad pildid näete väga halvasti paigaldatud, nii et sain teilt väga palju kommentaare selle kohta. Nii et nüüd on meil teine tapeed siin. Meil on teisest aastalt. Ühesõnaga, ma arvan, et lõpetame siinkohal minu videoga, sest see on nagu not gonna do it for me. Lähme siis nagu tüdrukute lainel edasi ja võtame järgmiseks ette Merlini ehk Merifiku ehk Mermandeisi esimese video. Ma näen siit tema vanadest videotest, et tal olid väga pikad punased juuksed. I like very much. Merlini esimene video tema YouTube'i kanalil oli siis 25 questions tag ja ta pani selle siia üles 2014. aastal 6. mail. Tšau! Mõtlesin, et teeks selle 25 küsimuse tagi ja ega pikka mõtet ei olegi, võib vist alustada. Suht muud. Kas sul on koduloomi? Ei. Nii, nüüd ma avastasin, et ma ei ole ainuke, et kui ma räägin midagi ja ma teen pausi ja siis ma hakkan uut lauset ütlema, siis ma teen iga lause alguses Teed hea, issand jumal! ja ma vaatasin, et Merlin siin sama. Eks inimestel ongi need mingid oma need asjad, mis nad teevad. Põhiasi, mis ma tean kõikidel YouTuberitel üldse inimestel, kes kaamera ees on. Põhiasi on see, et öeldakse, et ja siis, et siis on nagu nii, et kuidagi lause alguses sobib see, et väga hästi. Kui vanaks oma järgmise sünnipäeval saad? Ma saan 25, täiesti uskumatu veerand sajandit nagu mis mõttes, kuhu see aeg läinud on? Mõtle, kui vanad me nüüd veel oleme. Mul ei ole 25 aastase tunnet. Või no mul ei ole hetki 24 aastase tunnet. Mul on nagu mitu aastat noorem tunne. Aga no mul on viimase aega öeldud, et ma olen siuke... See näeb väga noor välja, see näeb, jah. Ma ei tea, kas nagu need pikad juuksed või mis see on, aga ülinoor näeb välja siin videos. Isegi pakuks, et 21. Kes olete teie, kes te mu blogi lugemas käite. Ja tänks, et vaatasite ja... Ootan uut postitust, by the way. Tubli sooritus esimese korra kohta. Julgesid üksi vähemalt video teha. Mina sundisin Nilsi endaga koos videos olema ja väga video kvaliteet oli. Peab ütlema. Ma arvan, et järgmiseks me võiksime ette võtta Marti Halliku. Esimene video tema kanalil Marti Hallik TV-l on lisatud siia ühesõnaga 2015 aastal. 6. september 2015, 2 aastat tagasi, jah. Tegemist on siis... kurikuulsa Smoothie Challenge'iga, mis on filmitud koos Kaspariga. Kaspar Kolgiga ilmselt, jah. Ja. Vaatame siis, mida need poisid siin tegid. Miks ka eesti keeles? Mõtlen, siis peaks olema selleks samamoodi. Issand, Kaspar näeb nii noor välja. Marti see trademark vanamees on ikka juba algusest. Mida me täna teeme, Kaspar? Me ei hakka mingit väga hevet asja oma. Me teeme kõige lihtsamad challenge'id, mida üldse võimalik teha YouTube'is. Kogu kokku kõigist kõik võimalik, mis on vähegi rõve. Issand, Kaspar näeb nii noor välja siin nagu tõsiselt. Marti on ikka täpselt samasugune. Jah. Ja selle asja nimi on... Marti, see on väga aegumatu. Smoothie Challenge. Natuke, kui nad siin hakkavad juba möllu tegema. Pühapäeva hommikul
Oota, kas nüüd juba jõid ära või? Kaspari channelisse ja näete, mis selle toimuma hakkab. Okei? Auf Wiedersehen, tschüss, bye! Mis asja? Mõtlesin, et teevad seda, onju. Topsisse. Kui te tahate näha... Nad ei joogi seda siin videos. Mida? No plaan missugune. Bye! Okei. Aga siin on ilusti näha, et Marti oli meist kõigist juba mingi 500 aastat ees. Kui tahaks seda siis tegema juba mingi endkaardid, särgid, värgid on ja. Järgmisena on meile avastada Eesti kõige kuulsam YouTuber. Be respect. Maria Rannamäli! Ma mäletan, kui ta selle video tegi. Selles suhtes ma ise juba tegin ka siis videosid. Me hakkasime suht samal ajal. Ja ma olen seda videot näinud. Aga mina ei ole. Sest et ma hakkasin teda suht kohe vaatama. Väga huvitav video pealkiri on Meet my sister _ Maria Vids 101. So cute! Alustame. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Sina alustad. Kuidas aasta on inimesi muutnud? Siis... Ei ole enam lapsed, ütleme nii, ei ole enam lapsed. Mingi 12. Kass. Obviously fänn, on ju? Millist raamatut ma viimati lugesin? Nii. Oh my god. Ütlen ette. Oh my god. Kuldsed luurid. Kui naljakas on tegelikult kuulata minu meelest see, et nagu hääl on tuttav ja sa nagu tead seda häält, on ju. Aga pilt on nii teistsugune, kui sa nagu oled harjunud, et see on. See on kuidagi nii kummaline. See on film. See on arn, jah. Ta on nii nunnu. Mis keelt ma tahaks C-keeleks minna õppima ehk 3. keeleks koolis? Hispaania. Ma tahaks ka hispaania keelt osuta. Ma tahaks itaalia keelt väga osuta. Meie järgi on jõudnud eelviimase Eesti YouTuberi juurde ja loomulikult on selleks Sneef! Jällegi Smoothie Challenge. Seega poistele see Smoothie Challenge ja enda rõvetada asjade söömine vist läks hästi peale. Te olete valmis? Steve läheb samasugune välja praegu ka mu meelest. Juuksed on nagu... Nüüd juuksed värvitud lihtsalt, juuksed on meist pikane, aga muidu jah. Ei ole nagu nii drastilist muutumist nagu tüdrukutel, ütleme nii. Tea, kas siin oli juba see Sniffi naer ka või? See crazy, you know. No ei tea. Meenutab natuke seda Alfit, mingit noort Alfit nagu. Smoothie Challenge oli ülirõve asi lihtsalt. Tõsiselt nagu. Viimaseks kirsiks tordil jätsime me siis kelle? HD Tanel. Ehk siis Eesti YouTube'i klassika HD Tanel. Ja tema kõige esimene video on väga kenasti nimetatud, selle nimi on Tervist YouTube. Vot see on unikum, see on üles võetud 2011 aastal 5. veebruaril. See on peaaegu 6 aastat tagasi. Oh my god. Oh, seda Tanelit. Kuigi ma ise HD Tanelit ei vaata, sest et ta ei tee neid videosid, mis mind huvitavad. Ma vaatasin HD Tanel, kui ta käis USAs, siis ta vlogis. Ja neid ma vaatasin ja need olid päris lahedad. Nii et soovitan sul, Tanel, isegi rohkem vlogida teinekord. Nii, tere tulemast siis minu YouTube'i kanalile, kuhu ma hakkan pidevalt laadin üles ülevaateid, eelvaateid. Kusjuures ta praegu filmib täpselt samas kohas ju. Oled vaadata mingid asjad või? Ei. Aga ütleme, et 5 punkti järjepidavuse eest. 10 või? Mis 10? 5 punkti. Jätkame Justin Bieber, see HD Taneliga. Näiteks kuidas parandada teatud seadmeid, konsoole näiteks. Võt? Okei, need on tal need väiksed mingid, et ta nagu hakkab, seletab, mis YouTube'is tegema hakkab, siis ta on pannud siia väiksed nagu need snippid vahele, et niimoodi ma parandan emaplaati, siin on minu mängu review. Okei, cool. Minu arust jumala hea esimene video, on siuke hea short. Väga ilusti läbi mõeldud, tubli, korralik. Kuidas asjad on?
kodus olemas. Mis see oli, Tanel? Vot sellised olidki siis mõne Eesti YouTuberi esimesed videod. Üsna hea effort. Kõikidel oli täiesti normaalse kvaliteediga, välja arvatud mul. Eesti YouTube'i maailm on ühe aastaga kasvanud meeletult palju. Seega teeme aga kõik YouTube edasi ja kasvatame seda maailma veelgi rohkem, et saaksime varsti jälle teha üks video. Juba uute YouTuberitega. Alates tänasest videost on minul uus endkaart ja uue endkaardi peal on nii mõndagi põnevat. Nimelt hakkama valima iga nädala videos nädala fänni ja nädala fänni kasutajanimi ilmub siis just nimelt minu endkaardi peal. Nädala fänni valin ma siis välja alati eelmiste nädala video kommentaaridest. Nii et kommenteerige aga hoogsalt, ärge unustage subscribe ida, visake pöidlad püsti ja võib-olla just teie kasutajanimi ilmubki minu video lõpus endkaardil. Tänaseks aga minu poolt ja Lotta poolt kõik. Jah. Lotta on meil väga jutukas alati videodes. Ja egas siis muud midagi, kui näeme järgmine nädal jälle. Tšau! Tšau!